peakohtunik Martti Pukk annab avavile, sõidame. Hetkel Pareikoga on kõik korras. Tokee paremal äärel. Kallastal vastast, Tokee läheb keskele vasakuga, löök posti! Ja Lapa oli nagu peatuses ootaks bussi, et seal isegi reageerinud sellele löögile, et päris hästi. Lisboa keerutab ja pole üldse paha löök ja lati alt lükkab Pareiko selle palli üle värava. Schlein, Škinjov annab märku, et on paremal pool olemas. Sööd karistusalasse, aga seal ei suuda mehed kokku leppida, kes selle omale võtab ja tuleb Transile. No, vaadates paljude Premium liigas on juba mänge kirja saanud, et siin võib olla siin nüüd vedas natukene Transil ja päris palju on neid punaseid särke kaitsmas hetkel. Lisboa karistusala tagant, nõks vasakule löök ka ja pall kampanjast läks üle värava, nurgalöök Tammekale sisse kerivalt. Lisboa annab selle nurgalöögi, ei olnud kaugel Manueli, selle hooaja 5. värav ja vaikselt Tammeka kogub hoogu. Sööt edasi Lisboale. Lisboa lööb, seal nüüd kellegi korkidesse pall edasi veeres. See on võib-olla nende jaoks selles mõttes jah, teine parim tulemus, aga siin nüüd hoiab Veelmaa näost kinni, aga tõuseb kähku püsti. Manuel, nüüd Koskor ja Premium liiga 100. värav Tristan Koskorilt teisel üleminutil. Ja Paide linnameeskonna mängijad taustajõud võivad peast kinni hoida. Tuleb nüüd olla tähelepanelik, Tartu Tammeka tuleb lähemale. No, läks seal Pareiko veel nõudma, et miks seal mängu seisma ei pandud või et mis seal nagu toimus, aga tõsiasi on see, et jah, Tammeka läheb 1-0 juhtima ja oli Koskor seal kuidagi täitsa valveta jäänud, teise puutega juba lõi ja no siit näeme kordust, et jääb no täitsa valvet jääb, no õnnetult muidugi ka Transi poole pealt kukub see pall Kaptsevi jalast siis Koskorile, aga no hea löök sinna Pareiko poolt vaadates paremale nurka ja selles mõttes korralik lõpetamine Koskori poolt ja noh, ründajale kohaselt. Näitab jah seda löögi algamist teatavasti tal ka ju on, et ja vilistab Pukk. Täna väga valus 0-1 kaotus Tartu Tammekale. Võimalusi jagus mõlemale poole. Kuidas täna lõpuks niimoodi? Muidugi väga kahju saada kaotust, aga noh, mis ma ikka ütlen, et selles mõttes poisid andsid kõike, et väga kuum õhus oli täna või on täna, et selles mõttes väga rasked tingimused, aga andsime endast parimat ja üritasime nagu head jalkat mängida ja kindlasti eesmärk oli kolme puntiga tagasi nagu jõuda. Ja. No praegu jääte Kuressaarest maha 7 punktiga. Kas see on juba katastroofiline või on ikkagi lootus veel olemas, et ei ole ju veel pooltki hooaega mängitud? Kindlasti lootus on alati on, et selles mõttes ei ole midagi katastroofilist. Siin on üks päev sa oled seal kuskil üleval, järgmine päev sa oled all, et selles mõttes on normaalne asi, kogu jalka käib juures, et selles mõttes, et muidugi oleme optimistid ja vaatame tulevikku, et kindlasti nagu sees ei ole ilus või olukord, aga igapäevaselt töötame selle nimel, et tagasi saada, et muud varianti ei ole, et selles mõttes jah. No järgmise mänguni on päris palju aega, 4. juulil alles võõrustate Levadiat, väga raske vastanne. On juba paigas ka, kuidas te selle vahepealse aja sisustate, kõva trenniga või saate väikese puhkuse? Kindlasti teeme trenni ja samal ajal kindlasti vahepeal peaks ka nagu taastuma, et nagu seis on selline ei ole nii ilus, aga puhata on ka vahepeal vaja, et teeme omad korrektuurid, teeme korraliku trenni. Ma usun meie staffi ja
No, vaatame nagu teisel ju mäng, jah, 2. juulil. No. 4. juulil vaatame, et nagu mis me saame näidata Levadiale. Kirjelda natuke, milline on see õhkkond riietusruumis praegu nii-öelda uue peatreeneri käe all. Iri, kes ütleme ju jätkuvalt on meeskonnakaaslane, et võttis ohjad üle, kui palju ka mänguplaan tema käe all muutunud on? Kindlasti on muutunud mänguplaan, et nagu te panite tähele kindlasti, et nagu me vaatasime selle formatsiooni ka nagu üritame palliga päris palju mängida ja üldse nagu atmosfäär on väga-väga hea, et no vanasti meil oli ka nagu super atmosfäär, lihtsalt no toimus treeneri vahetus ja mis käib jalka juures, et selles mõttes, et praegu on ka nagu Iri teeb kõike, et meil oleks päris hea vibe riietusruumi sees ja ma ei näe põhjust, et meil oleks midagi valesti nagu või keegi oleks nagu kurb või saad aru, et selles mõttes kõik on okei. Ehk siis tunnete mingisugust uut hingamist? Kindlasti tunneme, et see, mis oli minevikus, see on minevik, väga ei taha sinna nagu minna, aga vaatame tulevikku ja usun meeskonda. Tristan, palju õnne, 1-0 võit, teise üleminuti väravas, sinu löödud 100. värav Premium liigas, tasus oodata seda hetke? Jah, et väga hea meel esiteks, et olime kannatlikud, et Pärnu vastu jäi sellest natukene puudu, hakkasime natuke liiga palju kangutama, tegime omad nii-öelda korrektuurid ja täna oli seda väga hästi näha ja see kajastub ka tulemuses. Kas sa ärkasid täna üles teadmisega, et see 100. värav tuleb? Eks ma iga mäng selles mõttes tulen selle teadmise, ärkan selle teadmisega, et täna see õnnestus ja nii on, väga hea meel. Aga kuidagi nii-öelda üle ei mõelnud, et või kui oluline see tähis üldse sinu jaoks on? Ei, selles mõttes ikka hea meel, et 100 on niisugune äge number, suur number, aga üleliia sellele ma küll ei keskendunud, et nagu näha ka mängujoonis, ma ikkagi väga palju aitan tiimi ka üles ehitusel ja teistes nii-öelda faasides, et värav on oluline, täna see tuli. Ja üldjuhul, kui endise koduklubi vastu lüüakse värav, siis väga ei tähistata, aga täna võis ikkagi looma välja lasta. Jah, et Narva ikka teab, kui väga ma neist hoolin ja kui väga ma neid armastan, et see ei ole kuskile kadunud, aga täna selles mõttes pidin ikkagi looma välja laskma. On sul plaan ka, et kuidas sa nüüd tähistad, et lubad endale torditüki või lisa šašlõkivarda jaanidel? Saame mõned vabad päevad, järgmine nädal on mänguvaba ja puhkame kõik natukene üksteisest ja siis tuleme uue hooga tagasi, et ma arvan, puhkus on see parim nii-öelda premeerimine endale. Tammeka on alates maikuust ikka, ütleme, pöörase soos järsku, et 5 võitu, 1 viik, 1 napp kaotus, mis selle hoo valem on? Ma arvan, et hea treenerite tiim, hea organisatsioon ja head mängijad, et kõik see kompott on omavahel seotud ja meie siis nii-öelda mängijatega peame selle nii-öelda esile tooma. Ja lõpetuseks, kas Paide linnameeskonnal tasub Tartu Tammekat nüüd karta? Mahajäämus Paidele on 2 punkti. Võtame selles mõttes tasa ja targu, et 1 samm korraga, et vaatame mängu avalt, et ei tasu nii-öelda suuri lauseid õhku visata, et keskendume oma asjadele ja teeme tööd ja siis eks näha ole. Hästi, aitäh sulle!